Tere tulemast tagasi, head Oomika podcasti kuulajad. Meie oleme Michelle ja Annika ning oleme täna tagasi uue episoodiga. Sul on üks ülivõime, kujutlusvõime, mille kaudu sa lood kogu aeg. Lood vaikimisi just täpselt seda elu, mida sa praegu elad. Kui saad enesabist teada, et mõtete ja kujutlusvõime kaudu saab enda elu juhtida, kipub see olema kas liiga suur pingutus või varem või hiljem minema ikka tagasi samasse hinnaklassi, kust alustasid. Kui sul on õnne ristuda peateega, saada tõene täpne teadmine, kuidas oma elumängu loomine käib, muutub kõik. Ja väga kiiresti. Just alanud pingutuseta loomise kursusega, kus Annika avab kvantloomise detaile läbi isikliku üle 20-aastase kogemuse, on võimalik veel liituda. Kursuse boonuseks on tasuta Sedona meetodi videokursus, millele jääb eluaegne ligipääs. Kõigest rohkem saab lugeda Oomika kodulehelt. Kuid nüüd tänase episoodi juurde. Ilusat kuulamist! Sellel moodulil ma jagan teiega Sedona meetodi võib-olla kõige sellisemat lummavamat osa, millest on meie kultuuris kasvanud ja sündinud inimesel kõige rohkem võimalik aru saada ja mis on kõige sellisem ligitõmbavam. Sest see osa Sedona meetodist õpetab tegema oma elu päriselt heaks. Päriselt. Päriselt rikkaks igas mõttes, mitte ainult materiaalse rikkuse mõttes. Ja see, kuidas see Effortless Creation sündis, Lesteril kunagi oli see, et kui ta ise olles siis kogu selle kõik, mis tavaelus inimene tahab, kogu materiaalse rikkuse, ta oli miljonär, väga hea nägi välja, tal oli sõbrad, naised, kõik edukus, intelligentsus, välimus, kõik, mida inimene iganes ihaldada oskab noorena ja siis paralleelselt sellega oli kogu aeg tal mingi tunne, et tal on midagi puudu. Sõltumata sellest, et tal kõik oli olemas, tavamõttes. Ehk ta jõudis täielikku frustratsiooni, tabades ära, et ma olen teinud kõik õieti, ma olen mänginud by the book, täpselt nii, nagu ühiskond minult nõuab, ma olen saavutanud kõik, mida vaja, aga ma ei ole ikka õnnelik. Ja tulemus oli see, et ta siis 42-aastaselt sattus tervise sellest pidevast rahulolematusest, mis on üks viha vorme. See viha sööb sisikonda sõna otseses mõttes elusalt, hakkab inimest elusalt sööma. Nii et ta sattus surivoodile ja tänu sellele äärmuslikule ahastusele, kuhu ta siis jõudis kogu oma tarkusest ja edukusest hoolimata, kui ta saadeti koju surema, siis ta hakkas endale esitama eksistentsiaalseid küsimusi. Kuna ta oli erakordselt tark mees, siis ta jõudis absoluutse lahenduseni. Jõudis absoluutsesse tippu ehk blissi, ehk iseendasse tagasi, lahendas ülikiiresti, kuna tal oli surmaga silmitsi, tal ei olnud enam aega, lahendas ära kogu oma isiksuse emotsionaalse valu ja jõudis absoluutsesse tippseisundisse blissi. Mida ta ütles, et see kirjeldusena või see kogemusena on nii kohutavalt palju parem kõigest sellest, mida me oleme unistada osanud, et selle kirjeldamiseks puuduvad sõnad. Nüüd, kui ta sealt uuesti siis elama hakkas, sellega paranes ära ka kogu tema füüsiline tervis ja uuesti suhestuma hakkas inimestega, kes elasid siis isiksustena. Ja siis ta tabas ära, et tema seisundi erinevus ja see, kuidas tema maailma kogeb, on nii kohutavalt palju erinev võrreldes sellega, mida inimesed elavad. Ja see, mida ta alguses neile nagu pakkuda tahtis, oli see päris tipp, siis ta avastas, et inimesed ei suuda seda tahta, sest nende arusaamine headusest ei küüni isegi ligilähedaselt selle õnne ja headuseni, mis tegelikult olemas on. Ja see, mida inimene tänavalt tahab, on see oma väike elumäng teha paremaks.
nii et kaoksid ära kannatused, see on esimene vabadusaste, teine vabadusaste on see, et sa saad sellise rikka ja ilusa ja mõnusa mängu ja siis selle rikka ja ilusa mängu tegemise käigus inimene saab järjest targemaks, tema teadvus avardub, fookuse pinge läheb maha, nii et ta hakkab aru saama abstraktsest õnneseisundist ehk vabadusest. talle saab see üldse nagu võimalusena käsitletavaks, et talle selle anda võib olla selline udune, selline abstraktne, mingi ilus ideaal, aga see ei ole praktiline, keegi ei taha seda, keegi ei taha nii palju. keegi ei taha absoluutset õnne, sest keegi ei usu, et see on võimalik. ja siis ta tegi vaheastmena uuesti ise tabas ära, et nii kui ta on vabaduse saavutanud, nii ta põhimõtteliselt oli vaja, ta tegi mingi ülilühikese ajaga ennast uuesti miljonäriks, tabas ära või realiseeris pingutuseta loomise ja siis kirjeldas seda, kuidas on võimalik siis kõige kõrgemaid, täpsemaid teid kasutades luua siis selline elu, mis vabastab su selle asjade orjuse lummusest, ihalummusest. Et sa saaksid selle mängu läbi mängida, sa saaksid sellise küpsusastme, mis võimaldab sul minna päris ausalt, ehedalt ja vabalt vabaduse teele. ehk tegelikult nad käivad koos, nad hakatakse paralleelselt koos tegema. ja selle nimi oli siis Effortless Creation. minu kogemus, see, mida ma sellel kursusel edasi annan, ma ise teen need Effortless Creationi kursuseid, on minu enda praktika 20 aasta jooksul. ma olen seda realiseerinud ise. siis ma natuke räägin, kuidas ma komistasin enda võimekusse luua ja manifesteerida väga noorena. aga ma ei pidanud seda nagu millekski. aga nii kui ma sain teada selle kirjelduse, siis ma reaalselt istusin maha pärast seda, kui ma tantsija karjääri olin lõpetanud oma teise majas teise korruse rõdule ja esitasin endale sellise väljakutse, et kui intelligentne ma olen, et kui palju ja mis määrani mul on tegelikult võimekus oma elu muuta selliseks, nagu mulle meeldiks mängida. Sest see sisemine tohutu drive päris vabaduse järgi on minul tegelikult olnud väga-väga, ma olen põhimõtteliselt sündinud sellega, et mind ei ole kunagi huvitanud nagu see mainemäng rohkem kui sisemine vabadus, mitte kunagi. aga kuna me ikkagi oleme siin selles maises materiaalses maailmas, siis mind on ka väga huvitanud, et kuidas siin selle maailmaga võimalikult targalt siis hakkama saada ja mängida. ja, ja siis ma kasutades Lesteri teadmist, hoides teda niimoodi kõige suurema sõbrana endaga kaasas kogu aeg, seda Nometodi teadmist ma täitsin sõna otseses mõttes ühe unistuse teise järel. Kõigepealt kirjutasin nad välja täpselt nii, nagu ma tahtsin elulille mudelil, mida ma natuke tutvustan teile ja kirjutasin välja sellise ulmelise variandi oma elust, mida ma siis siit edasi luua tahaksin. ja tulemus oli see, et samal ajal, kui ma kirjutasin, ma mäletan, ma nutsin, sest see tundus nagu nii, noh, nii jaburalt kättesaamatu, et ma sain aru, et tegelikult ma ei ole isegi julgenud tahta nagu päris seda, mida ma tahan. et ma olen ikkagi nagu olnud rahul sellega, mis on enam-vähem võimalik olnud, välja arvatud siis mõned unistused just, välja arvatud see tantsimine. ja siis, kui ma hakkasin seda realiseerima, siis ma hämmastusin, kui palju ja kui lihtsalt on võimalik muuta. nii et ma realiseerisin ära kõik unistused kaugelt-kaugelt üle selle, mida ma tegelikult sinna kirja panin. ja mis selle mängu, kuni kus ma jõudsin hästi selgelt nende unistuste taha, nii et ma reaalselt ei jäänud mitte midagi, et mul ei ole mitte midagi, mis kripeldaks, mis mul oleks nagu täitumata jäänud või läbi mängimata jäänud. ja kõige, noh, hästi äge on neid täita ja saada ja mängida, aga see kõige ägedam osa selle pingutuseta loomise teadmiste juures on see tarkus, mida sa saad sealt ja see tohutu kindlus, et päris valgustunud meistritega see vabaduse tee ongi päris, ta ongi õige, ta ongi õigesti kirjeldatud, ehk ta ei peta. eks see on asi, mida siin lõpmatult nagu võbelevas maailmas, kus igaüks kiidab oma asja ja igaüks räägib midagi, mida ta tegelikult ei tea süüdsi.
tihti, siis see on midagi, mis on päris ja mis on absoluutne. Ehk need teadmised ei peta ja neid realiseerides sa avastad järjest iseenda jõudu, iseenda võimekust, iseenda ja elu vahelist suhet, mis järjest muutub huvitavamaks, kuniks see mäng läheb ikkagi täiesti teistsuguseks võrreldes sellega, mida meile on õpetatud, mis on meie tavaline argipäev, kui me elame ärevusest lähtuvalt ja autopiloodist lähtuvalt. Ja siin sellel moodulil ma räägin mõned, veel kord, et kuna ma olen seda 20 aastat ise realiseerinud, 50-ndaks siis, oma 50-ndaks sünnipäevaks ma sain viimase sellise suure unistuse, tõmbasin joone alla põhimõtteliselt sellele teemale, et nüüd ma kaotasin nagu elava huvi selle manifesteerimise osa vastu. Ma sisult käin hästi sügavalt seda Stalker 2, seda puhast vabaduse teed, aga manifesteerin ikka natuke nii palju, et see tore mäng siin, mis ma loonud olen, säiliks. Ja noh, mängin, aga ta on ikkagi mäng, täiesti mäng, ta ei ole enam mingi vajadusest on sammu läbi kasvanud või üle kasvanud. Ja siis eelmisel aastal ma hakkasin päriselt õpetama seda, just oma kogemust effortless creation'i realiseerimisel ja toetuses täpselt nendele siis dekodeerijatele ehk suutratele või valemitele, mida Lester annab. ja ma täna jagan teiega baasvalemeid, mille kaudu sa saad ise niimoodi vaikselt ennast seadistama hakata ja kui sa tahad saada kiiresti muutust, siis ma väga-väga soovitan selle Effortless Creationi kursusele tulla, et ma alustan nüüd uut aprilli teisest, 3. nädalast vist. kõige esimene, ehk ta toetub kahele, põhimõtteliselt 3 vaalale, aga kogu see, just see Effortless Creationi osa toetub tegelikult, seal on baas 2 dekooderit. üks on selline see only what you want, think only what you want. Need on 2 sellist sõna, ehk mõtle ainult seda, mida sa tahad, näe ainult seda, mida sa tahad. Ja siis sa saad ainult seda, mida sa tahad või valid. See on selline lause, et kui keegi kuskilt sulle selle annaks või sa loeksid seda kuskilt, siis see lihtsalt nagu läheb ühest kõrvast sisse, teisest välja. sa ei tule selle pealegi, et selles võiks olla mingi väärtus, veel vähem selle peale, et nendes 2 lauses võiks olla absoluutne teadmine kogu oma elu tegemiseks selliseks, nagu sa valid. Minuga nii juhtus, ma sain aru nende sisust. Mul tekkis nagu plahvatus väike peas, mul on ka alati, kui ma saan mingi päris teadmise, siis see sisuliselt nagu lööb mu isiksuse teiseks. ja ma võtsin nendest kõvasti kinni, üks teine dekooder on veel, ja ma realiseerisin need. teine dekooder on, ehk valem siis, lahtilukustaja. hästi selline pikk ja lohisev lause, aga ma kohe tõlgin ta teile inimkeeli. See on even the most impossible, no matter how impossible it seems, becomes totally possible in the minute you totally release the need. ehk isegi kõige võimatum unistus, ükskõik kui võimatu ta ka ei tundu, saab samal hetkel võimalikuks, kui sa vabastad kogu emotsionaalse valu, mis on sinu ja selle vahel. ja põhimõtteliselt nende 2 teadmisega, see on nagu 2 suusakeppi, millega sa lähed mäkke, siis rühid ilma rühkimata, pigem ta on lõdvestus ja täpne valimine, saab oma elu absoluutselt korda teha. enamus inimestele on seda liiga vähe, seda teadmist on liiga vähe, sest seda nagu argipäev sõidab üle, sa ei suuda seda lahti häkkida igapäevase elutegevuseks. ja siis seal on laiendatud teadmised ehk põhiprintsiibid. see on nii geniaalselt lihtne, et selle lihtsuse realiseerimine tundub, ta on nagu liiga crazy, et seda tõsiselt võtta. selleks on vaja sinna tihti õpetajat nagu vahele, kes on selle ära teinud. ja üks, mida ta siis tundma õpib, ehk kuidas seda hakata lugema, neid 2 teadmist, on teada saada, mida tähendab
reaalsed, mida ta õpetab, on sinu mentaalse tasandi ehk inimeses on selline tasand, mida nimetatakse mentaalsus ehk sinu kujutlusvõime koos mõtetega, mis on kausaalne tasand ehk põhjuslik. selle võimekust meie jaoks, meie kultuuris on see kirjeldatud kui midagi, mis meil ilmselgelt on, aga millel ei ole nagu mitte mingit erilist väärtust. ehk me kujutleme, enamus isegi teab, et su kujutlusvõime loob, aga so what, me elame ikka nii, nagu me elame. aga see, et see kujutlusvõime koos mentaalsusega, siis mentaalsus on kõik kokkukujutlusvõime ja mõtted, on sõna otseses mõttes loomislabor, mis mitte ei mõjuta su seda füüsilist maailma siin, vaid mis loob selle hetkest hetkesse ja on juba loonud. Siis tekib täiesti teine arusaamine maailmast. Et kui sa päriselt annad võimaluse oma 5D reaalsusele ja saad teada, et kõrgemad tasandid on reaalsemad, sest nad on primaarsemad. kõrgem tasand määrab järgmise. ehk järelikult sinu kujutlusvõime on reaalsem selles mõttes, ta on primaarsem, ta on sünnikohale lähemal võrreldes sellega, mis on sinu ümber siin füüsilises reaalsuses. See on päris suur amps, et seda omaks võtta. ja see on minu töö läbi siis õpilastega, kuidas me seda realiseerima hakkame. sest nii kui sa selle päriselt läbi hammustad, nii on see mäng võidetud. nii sa saad oma elu juhiks. reaalselt see käib, see, kuidas me praegu, nimetatakse kvantloomiseks. ehk kui ma näitan teile mõned põhiprintsiibid, ehk kui siin on kaks nagu sellist, et see oleks arusaadav seda joonist, kuidas me praegu loome. ehk kui see alumine mullike on sinu füüsiline reaalsus ja ülemine mullike on sinu kujutlusvõime reaalsus ehk kausaalne ehk mentaalne reaalsus, siis praegu, miks meie elud on sellised, nagu nad on, ehk siin väikeses sellises mustas egoismi mullis elame, on see, et see, mida ma enda ümber näen, ehk selles hinnaklassis, kus ma praegu parasjagu elan, seda ma kogu aeg kirjeldan endale nagu ma kogen vastureaktsioone sellele infole, mis tuleb sellest füüsilisest reaalsusest. ehk ma mõtlen siin oma kujutlusvõimes ehk loomislaboris sama hinnaklassi mõtteid ja ettekujutlusi, mis mul on siin, mis selle info baasilt, mis mul siin ümber on, sest see on minu jaoks ainus reaalsus, mis päris reaalsusest lähtuvalt on kõige madalam füüsiline reaalsus, mis on ainult sisuliselt anda õiglane on teda käsitleda õppefilmina minevikust, mida ma olen juba loonud. see on nihkeseks, ta on nagu kaja sellest, mida ma olen juba loonud. meie käsitleme seda absoluutse ainsa reaalsusena, eks sa oled realist. päris tõesest teadmisest, sa oled absoluutne irratsionalist, kui sa elad füüsilisest reaalsusest lähtuvalt. eks see on uhuu elamine. sest siin ei ole sul võimekust seda muuta, see võimekus on üliaeglane, ta on ülitegevusrohke ja hästi kannatusi tekitav. kui sa annad võimaluse, võtad kasutusele päris reaalsuse kirjelduse, kus kõrgem valitseb madalama üle, mida ta tegelikult teeb, siis sul tekib võimekus kirjeldada kõik see, mis sind siin füüsilises maailmas häirib, mis sind piirab, millega sa rahul ei ole. kõik see, mis tekitab sulle kannatusi ja millesse sa justkui oled neetud, ära lahustada läbi Sedona meetodi vabastamisteadmiste ja sõltumata sellest ja läbi selle oma õige suhtumise, mitte võtta seda liiga tõsiselt. ehk tegelikult võtta seda täpselt reaalsusele vastavalt, mitte irratsionaalsusega, nagu me praegu võtame. me võtame seda liiga tõsiselt. me laseme asjadel määrata meie seisundit, määrata meie kujutlusvõimes ja mõtetes toimuvat ja läbi selle määrata meie tulevikku. me elame orjadena. see on orjaseisundi jätkamine.
vabaduse tee lõpetab orjaseisundi, ehk ta kõigepealt õpetab sind tulema Karlssoni seisundisse, ehk õpetab tulema see, millega me kogu see kursus oleme tegelenud teiega, miks me oleme sinna nii palju rõhku pannud. et õpetab tulema sõltumata sellest füüsilisest reaalsusest, tulema teadvele ehk õppima kogema ruumi, mis annab ruumi mängule ja õppima kogema seda, kes mängib kõige olulisemaid nähtuseid üldse kogu selles elumängus. ja tabame ära, et need kaks siin üleval ei sõltu absoluutselt sellest datast ehk sellest infost, mis on füüsilises reaalsuses. ehk seda nimetatakse lahtiühenduseks. Selles joogasüsteemis Shruti teed täieliku lahtiühenduse ja nii kui sa selle teed, nii tekib sinu ellu kuum tuum, mida ma sihuke seisund, eks sa hakkad toetuma enda võimekusele, mitte asjadele. ja nii käivitub võimekus kasutada effortless creation'it, pingutuseta loomist. ehk see alus peab õige olema. ja siit järgmine teadmine on see, et siis sul tekib võimekus, kui sul see elementaarne ärevus on taandatud, siis sul tekib võimekus, sõltumata sellest, mis siin parasjagu siin praegu sind ümbritseb, luua selliseid mänge, mida sa valid mängida, mis on rikkamad, avaramad. kui sa praegu korra pane oma silmad kinni ja võid ka silmad lahti hoida, aga silmad kinni võib-olla tuleb ta selgemalt välja. kui sa esitaksid endale sellise küsimuse, et kui mul oleks võimalik, päriselt võimalik kõik ära muuta, kõik, mida ma elus, kõikidel tasanditel, mida ma muudaksin? ja kui julgelt ma üldse oskan unistada sellest, kui julgelt ma üldse julgeksin unistada sellest, kui suurelt, kui suurt mängu ma üldse julgeksin mängida, kas või unistuses. taba ära praegu, kust tulevad piirid ette. ja kas sa üldse oled endale julgenud kunagi esitada küsimuse, mida ma tegelikult elada tahan? ja veel, et kui ma nagu päriselt tean, mida ma tegelikult elada tahan ja kes ma olla tahan, ja kui ma vaatan seda elu, mis ma siin praegu elan, kas see vastab sellele? tõenäoliselt ei vasta. aga miks ma siis jätkan seda, miks ma ei tee endale sellist elu, nagu ma tahan? ja siis tulevad mõistusesse igasugused kirjeldused, miks see niimoodi on, ehk üks piirang teise järgi. ja sa võtad neid absoluutse tõe pähe. et see ongi tõde, see ongi nii. vot ja see on elamine orjana, see on uhuu. sa lased alamatel tasanditel, uskumustel, veendumustel valitseda enda kui kõige allika üle. see on niivõrd suur maailmakäsitluse muutus, täiesti nagu ümber pööratud maailmakäsitlus. sõna otseses mõttes ümber pööratud. praegu sa elad pea peal, elad tagurpidi ehk füüsis määrab kõige kõrgemat. siis sa teed selle õigeks, nagu jonnipunn läheb õigeks tagasi, pea tuleb kõige kõrgemale ja see kõik, mis on maas, on seal, kus ta on, ehk aine allub tegelikult sulle. ja see ei ole enam teoreetiline siis, kui sa õpid teadlikkuse tehnoloogiaid kasutama. teooria on ta siis, uhuuks jääb ta siis, kui ta jääb mentaalsele tasandile. ja see, mis praegu ei vasta sellele, mida sa tegelikult ära muudaksid, kui sa saaks muuta, ehk mis sul seal puudu on, ongi see teadmine, et sa üldse saad seda teha. enamus üldse ei usaldagi seda, et saab midagi teha, see on niisugune tunne, et ta on määratud elama selles raudrüüs. ja teine on see, et sa täpselt ei tea, kuidas seda teha. isegi kui sa nagu intuitiivselt usaldad, et äkki ma tegelikult saaksin, aga noh, mul ei ole neid. et kui sa oled proovinud mingeid eneseabi manifesteerimisõpetusi, siis alguses on niisugune nagu jah, ja siis mõne aja pärast kõik see taandub ikkagi. et see jookseb kinni sinna emotsionaalsesse valusse, mis järjest sõidab sinust üle, autopiloot sõidab sinust üle. ehk ja siis, kui sa saad teada, et sa saad hakata kasutama loomislaborit päriselt sellena, mis ta on, ehk loomislaborina hakata looma oma elu siin, siis sa saad ja tabad ära, et sa saad sõltumata sellest, mis praegu sinu elu näitab,
sa saad luua endale siin sellise reaalsuse, mida sa soovid elada ja saad kogemusena, oma isiksusena elada seda kohe praegu. eks see, mida sa tahad, selle vahel, praeguse hetke ja selle vahel, mida sa tahad kogeda, ei ole mitte midagi, mitte ühtegi takistust, välja arvatud sinu teadmatus. sa saad seda kogeda kohe, jäädagi sellesse elama, mitte korraks kogeda läbi selle, et unistan millestki ja siis korraks on hea tunne, vaid jäädagi sellesse elama. või lasta läbi visioon ja tõsta oma teadvuse tasand nii kõrgele, et see hakkab niimoodi sulle sadama siia, füüsiline reaalsus häälestab selle järgi. ja see, et ta tuleks, eks see uus sinu poolt loodud reaalsus sajaks justkui vihmana siia alla, ehk ei oleks enam erinevust füüsilise tasandi ja sinu loomislabori vahel. selleks on vaja jõuda isiksusena ehk valida isiksusena vähemalt neutrality tasand, mis on julguse tasandist üks nõks kõrgemal. see on täpselt see koht, mida me praegu Stalker teises läbime. mida ma siis pingutuseta loomises natuke räägin, kuidas see käib. üks podcast ja saan sellest ka natukene, on seal mingit infot selle kohta. ehk kui sa lähed sellisesse teadvuse seisundisse, siis sa oled juba nii kõrgel tasandil, et see, mida sa soovid oma ettekujutluses ja see, mida sa elad, ta hakkab muutuma, see nihe hakkab minimeeruma, tihti tuleb kohe. ehk sisuliselt on tegemist isiksuse kasvuga. kui sa nüüd vaatad sellest, see, mida tavaliselt ehk miks tavaline eneseabi on lapsik, on see, et seda manifesteerimist tehakse seisundis, mis on alla lati ehk emotsionaalse valu seisundis, iha tasandilt lähtuvalt. miks sa midagi tahad? Sellepärast, et ma tunnen ennast halvasti. ja ma tunnen ennast halvasti sellepärast, et mul on sellised asjad ümberringi, mis ei ole piisavalt rikkad ja piisavalt head. Suhted ega asjad ega rahanumber. ja siis ma tahan kõiki neid häid asju selleks, et ma saaksin tunda ennast hästi, ma saaksin lõdvestada ja olla õnnelik. see on lapsikus, see on infantiilsus. elu ei luba sul seda mitte kunagi. sa võid korra mängida seal, sa kukud jälle laksti alla tagasi. ja isegi kui sa rikkuse lood niimoodi, siis sul ei ole võimekust seda nautida. sinu nautimisvõimekus ei tule järgi sellele. see tegelik nautimisvõimekus on teises kohas. see tuleb kaasa isiksuse kasvuna. ehk siin ei häkita läbi iha tasandit. ja mida püütakse teha, on see, et läbi medikate sa korra viid ennast kõrgemasse seisundisse, ehk sa siis püüad hoida seda energiat, mis on siin kõrgemal tasandil, mida sa tahad luua. eks sa oled siin sellel, kuidas tavaliselt tehakse. eks sa oled siin sellise väikese egoistina, kes elab väikest kitsast mängu, ei taha seda mängu ja siis teeb medika, kujutab ette, et on see rikka mänguelaja siin ja häälestub sellele energiale ja siis tuleb siia alla tagasi, lõpetab medika ära, teeb silmad lahti, püüab hoida seda energiat, mis ta siin lõi, püüab hoida seda. aga kuna see teeb silmad lahti ja infokilde on nii palju, siis autopiloot on niimoodi üles ehitatud, et autopiloot on kiirem esialgu, kui sa ei oska ise taotlust kasutada, siis autopiloot sõidab sinust üle. ja siis sa hakkad võitlema siin, siis sa tabad ära, et issand, ma peaks tundma ennast praegu hästi, nii nagu ma tahan, et ma tunnen ikka ennast halvasti. ja siis tekib siia lisavõitlus. ja see on põhjus, miks eneseabi tööstus lokkab. see on täiesti kinnine ring, eks see on sihuke, sa oled nagu labürintides. sul ei ole täpset kirjeldust. ja nii ta ei saagi töötada. sest point ei ole mitte ilusate asjade loomine, ilusad asjad ja rikkus on kaasnähtus sinu isiksuse kasvule. ja isiksus, see kasv käib teadvuse tasandilt teadvuse tasandile. igal järgmisel tasandil tekib logaritmiline võimendus, jõuvõimendus, astmeline jõuvõimendus. ja läbi selle tekib astmeline vabaduse tunnetus, võimekus oma elu nautida ja võimekus oma elu juhtida, võimekus aru saada maailmast. ja hästi suur järsk muutus
jõutasemel tekib julguse tasandil ja teine tohutult suur muutus tekib siin julguse järgmisel astmel, neutrality's, kus tekib sihuke, et sul tekibki see effortless ehk pingevaba seisund, ehk see on esimene kord, esimene teadvuse tasand, kus tekib totaalne lõõgastus. ja minu asi läbi kõikide siis nende kursuste, see on teie kursuse esimene pääsukene siin, või see sissepääsutee, nagu see esimene klass, nullklass on hommiku podcast'id, kus inimene saab sellise üldpildi, mis tegelik point on ja kuidas seda teha ja kui sul on täpsed teadmised, siis sa ei pea virelema siin madalamates mängudes pikalt, sa võid selle ülemineku siin teha läbi ühe taotluse ja jääda siia tarkuse, läbi tarkuse. ehk nii kui tuleb mingi olla, kohe ära vabastada ja oled jälle siin, kohe ära vabastada, ehk sa hakkad elama elu üle lati olemisest lähtuvalt, mitte siit valust lähtuvalt, mis peab valupoti vabastama kogu aeg, et saaks valust välja, vaid sa otsustad ühe läbi, ühe teadmise, hüpata totaalselt oma isiksuse jõustatusega valust välja. Ma kohe räägin, kuidas see käib. Ja siis sa vaatad nagu ülevalt alla, hakkad vabastama kõike, mida sa hakkad nägema kui oma õppefilmi sellest, mida sa oled kunagi loonud. Nagu niisuguse kaastundega. Siis see ei ole enam sina. Ja nüüd Uhkuse podcasti ma soovitan uuesti läbi kuulata, see üks, võime silmad kinni panna, teha selle läbi ühiselt. Sa otsustad, see on üks otsus. Ma saan alati hakkama. Jää selle peale natuke ja luba sellel mõjuda. Kui see on, kui sa soovid seda, see on, kõik on vabatahtlik. Ma saan alati hakkama. Luba sellel mõjuda, usalda, et see mõjub rohkem, kui sa arvad. Ja võtta see absoluutseks aluseks kõigele, mida sa teed. Usalda, et selles ühes taotluses sisaldub kogu järgmine hinnaklass, mida sa nii väga soovid. See on see ülemineku sinna päris effortless seisundisse ehk pingevabastuse seisundisse. See on alguses, see on otsus lõpetada igasugune nutt ja hala, virisemine ja värelemine elus. tabar, et sellega tuleb teatud sihuke nagu jõustatusaste. ta on alguses väga ebamugav paljudele, sest ta on nii ebaharilik. sest oi, mis mõnus on hädaldada, viriseda, vinguda, süüdi olla, teisi süüdistada. see on lihtsalt nii harjumuspärane. aga kui sa lihtsalt otsustad lõpetada kogu selle lauslolluse, ravi on LLL, lõpetan lauslolluse, lõpetan oma elu jõu panustamise valule. ehk otsustavalt võtan oma jõu ära kõigelt, mis võtab mult jõu ära. taba ära see, ma otsustan otsustavalt võtta oma jõud ära kõigelt, mis võtab mult jõu ära elus. lihtsalt teed sellise otsuse ja see on nüüd sinu uus standard, kui sihuke lipuka ja sealt allapoole ei lähe enam. ja paras füüsikus muutub reaalajas. nüüd paralleelselt teadvustad, sa hingad natuke ja soovid, iga sissehingamine tooks sinusse seda, et seda teadmist, et see on turvaline on elada tugevana, targana. iga väljahingamisega lõdvestu sellesse. sa võtad selle omaks, justkui hingad selle sisse. hingamist kasutatakse transpordiks, et kui, et häälestada ümber, kui sa teed sellise elu muutva, elu saatust muutva taotluse. see on päris.
kui sa teed päriselt. See on täiskasvanuks saamine, täiskasvanu saatus. Uue identiteedi juure loomine ehk ohvriseisundi lõpp. usalda, et ohvriseisundis ei ole, kõik see alla lõite elu, kogu emotsionaalne valu, kui sa sellest lähtud, see on ohver. ja sellest lähtuvalt ei ole mingit mõtet kasutada mitte mingit manifesteerimisõpetust. see ainult pikendab su piinasid, labürintides eklemist. ainus, mis aitab, on otsus saada päriselt tugevaks. võtku aega, mis võtab, maksku, mis maksab, ma teen endale selgeks, mis asi seal on. ma olen seda vist kuskil podcastis jaganud. mina tegin sellise taotluse veel kõrgemale gümnaasiumi esimeses klassis. ma tegin taotluse lennata kõige kõrgemale, mille sisu oli see, et ma tahan mängida kõige suuremat mängu üldse. teadmata, mis asi see on, aga mul tekkis selline tohutu nagu kirjeldamatu janu kõige suurema mängu järgi. ja nii kui ma selle otsuse tegin, nii mu isiksus muutus ja kogu mu elu seadistus selle järgi, et ma olen käinud nagu tipult tipule. see on veel kõrgem mäng, see on vabaduse mäng. esialgu see on, enamusele on see liiga kõrge, see on arusaamatu, seda ei ole siis vaja teha. mul oli see läbi tunnetatud siis, see tehke siis, kui see pole kiiret. ma väga soovitan esialgu teha see tugeva taotlus, et sa saad tugevaks, terveks, targaks, endaga hakkama saavaks isiksuseks, selliseks, keda sa ise imetled, nende omadustega, mida sa ise imetled teistes. et sa ei ole niisugune laps, kes jonnib, et elu peab teda õnnelikuks tegema. lapsikuse lõpp. ja nüüd sellise, nüüd silmad lahti teha ja nüüd sellise taotlusega tead, et sa paned, kui me pingutusete loomist teeme elulille mudeli baasil, ehk ülemine on sinu võime, sinu isiksus ja füüsiline väljanägemine, tervis, alumine on rahaline rikkus, paarisuhe, siis on peresuhted, pereliin, töö ja siis on kõik see, mida sa teha armastad. Siis tavaliselt pannakse, tehakse nagu üks eluvaldkond haaval, oma elu püütakse korda teha. niimoodi sa jäädki tegema, tavaliselt kui sa ühte hakkad tegema, siis see läheb teiste arvelt. ainus asi, mis teeb selle päriselt korda, on see, et sa toidad ära selle juure. et sa paned kõik elulilleosad särama. ja siis vaikselt niimoodi siin hästi kergelt paned särama eraldi erinevad elulilleosad, eluosad siis, aga ta töötab niimoodi hästi lihtsalt, kui see on juure pealt toidetud. ehk tavaline eneseabi jälle, sa juure pealt ise oled siin, oled näljas, juur on näljas ja siis sa püüad õide viia siit ühte ja teist ja kolmandat jõuga, vägivallaga. see mitte kunagi ei tööta niimoodi. ehk elu ei saa petta ja elu ei peta, need on nagu nii head asjad teada. ja ja üks asi, mis veel nagu mm, kaks asja veel sellega, mis on nagu hästi-hästi olulised, et kui te tahate ise teha, et te need asjad hoiate nagu hästi teravalt, et te teadvustate, et te nende vastu ei eksi. üks on see teadmine, et ükskõik, mida sa tahad siin elulilles teha, nagu oma eluvaldkonnas, kui suure ilusa mängu sa tahad teha, sa tahad tegelikult teha ainult selleks, et tunda ennast õnnelikuna, hästi avarduva ja õnnelikuna. ja hea on teada, et jällegi siit julguse tasandist nõks kõrgemale hakkab õnnetunne olema uus vaikimisi seisund. eks siit edasi julgusest natuke ülespoole hakkab järjest avarduma õnnetunne, ilma et sa peaksid üldse midagi tegema selleks. ja omakorda, mida kergem ja vabam ja õnnelikum ja rõõmsam sul on olla, seda lihtsam on seda mängu juhtida. see on nagu üleüldise isiksuse kasvuga kaasneb. alt siit on orjuse mäng, valumäng, mis käib turvatunde peale.
baasseisund on ärevus. siit edasi on jõumäng, jõu ja tugevuse sihuke, see sihuke äh, mm, kangelase mäng, kes teeb kõik korda ja päästab kõik printsid ja printsessid ja võitleb oma maa eest ja kõik see, kõik teeb korda elus, aga siin on ikkagi nagu võitlus veel. aga siit edasi tekib selline isiksuse küpsusaste, kus ta saab aru, et see, kellega ta võitleb tegelikult, siin tegelikult on, teised on ainult mm, mängutasandil, sügaval tasandil me oleme kõik üks elu. ehk võitlus lõpeb täielikult ära siin üle lati, see on see latt siin, võidukuse tasandil, siin natuke kõrgemal. vot see on see tasand siin, kus effortless creation hakkab tööle. ehk ta on küpse inimese mäng, mis on mega põnev. ja millest siis tavaliselt läbi ei minda, on iha tasandil, iha häkk. see on see, et mul ei ole, ma tahan, mul ei ole, ma tahan. ja mul on niisugune pinge sellest, et mul ei ole, ma nii väga tahan. et mul on täiesti võimatu seda luua, sest elu ei luba seda, sest ma olen liiga pinges. ja sellepärast ei tule mitte midagi välja sellest tavalisest eneseabist. Neid iha tasandit ja siis tekib suur küsimus, aga kuidas ma siis üldse saan nagu midagi luua, kui loomulikult ma tahan ju midagi uut. et kuidas sealt see pinge siis maha võtta. ja see pinge võetaksegi maha läbi selle, et sa kasutad iha tasandit ainult nii palju, kui sa oled siin all apaatia ja kurbuse tasandil, elad siin, ehk apaatia oma sisult on see, et ma ei ela oma elu, ma ei ole endale selgeks teinud, mis elu on, ja mul ei ole mingit pointi elada, mingit drive'i ei ole ja elu näitab mulle, mis ta arvab sellest, et elu võtab mult elujõu ära. see on niisugune vindumine, see ei ole nagu oled end pooleldi elus. ja siis, kui sa saad teada, et saab ka teisiti, sul tekib kurbus, et issand, ma raiskan niimoodi elu ära ja sealt kasutatakse iha teadlikult, et ma tahan seda, mida ma siis, ma julgen lõpuks tahta seda, mida ma tahan. sealt tekib see jõu juurdevool. sinnamaani tekib jõu juurdevool iha kasutamisest, siit edasi ta muutub pärssivaks. see on nii täpne. et see minu osa on just selles, et kuidas siit edasi minna, et iha tasand teid mitte kasutada siin, siis muutub see pingutuseta, see on pingutuseta loomine, siis ta muutub realiseeritavaks. sest loomine käib rõõmu tasandil. loomisrõõm on see vabaduse tasandil, luua saab vabaduse tasandil, sellel tasandil. nii, nüüd mulle suures, laias laastus, suures plaanis ma olen teile ära rääkinud selle pingutuseta loomise osa. siis ma räägin selle mooduli viimase osa ära, mis on siis kogu selle kursuse pealkiri ehk ärevusest enesekindluseni, mis on nagu kogu selle summa summarum, kogu selle teadmise, mida ma siiani olen teile edasi andnud, siis turvatunde allikad ehk kindlustunde allikad, millele toetuda. kui sa vaatad elu enda ümber madalalt siit füüsilisest tasandist lähtuvalt, siis turvatunne ei ole võimalik. see tuleb endale hästi rahulikult selgeks teha, see ei ole võimalik. sellepärast ükskõik, kuidas sa midagi ehitad enda ümber, ükskõik kui palju sa rikkusid lood, kõik ujub ära alt ja pealt kogu aeg, sest kõik kogu aeg muutub. ja igal hetkel on ainult mingi osa elust, mida sa saad rahaga katta, turvatunde, mingi osa, aga mingit osa ei saa. ja see mingi osa, mida sa ei saa, need nähtamatud väärtused, need on väga haavatavad, kui sa toetud selle maailmakirjeldusele ainult. ehk enesekindluse kõige sügavam allikas üldse on tarkus, on täpne teadmine viiedimensionaalsest reaalsusest, sellest, kes sa tegelikult oled, kes sa praegu mänguna oled ja kuidas see mäng, see väikse vaese egoismi õnnetu mäng teha suureks mänguks, ilusaks rikkuse mänguks, üle lati mänguks ja siis vabaduse mängule läheneda. kuidas seda teha?
ja sellele teele astudes, esimene aste, mille me läbi tegime teiega praegu, kes tegid, tabage ära, et see juba tekitas turvatunnet ja mitte vähe. tea, et iga samm õiges suunas ehk lähemale iseenda olemusele, et toob sulle turvatunnet juurde. tee üks samm õiges suunas, elu suunas ja elu teeb sulle 10 vastu. siit tuleb see logaritmiline jõuvõimendus. ehk elu armastab elu. iga täpne teadmine on lahtilukustaja dekooder, mis avab sulle tarkust, jõudu ja turvatunnet, enesekindlust. ja enesekindluse üks kõige suuremaid selliseid tava mõttes kõige suurem sihuke nagu turvapadi tekib sellest, kui sa saad hästi rahulikult öelda enda kohta, ma meeldin endale. vaata, kas sa praegu saad. kõige lihtsamas vormis nagu isiksusena, nagu sa oled, mitte sellena, et ma olen teadus, et loomulikult siis nagu sealt kaob see mõiste üldse ära. vaid tavalise isiksusena nagu selles reaalsuses, nagu me siin oleme harjunud. kas ma saan öelda, et ma meeldin endale? või mida ma tunnen, kui ma ütlen, et ma meeldin endale? kas tekib seal, et ei, mulle see ei meeldi ja see ei meeldi ja see, või tekib kohe sihuke tead, sellel teel käies ehk enesekindlusega, enesehinnanguga ei ole vaja üldse tööd teha, sest enesehinnang paraneb jälle iseenesest, kui sa tõused teaduse tasanditel. terve enesehinnang ei ole kõrge enesehinnang. terve enesehinnang on, kui enesehinnangu mõiste täielikult lakkab olemast. sul puudub selline mõistegi, sul ei tule pähegi üldse sellistes kategooriates mõelda. eks see on absoluutne eneseväärtus. minu väärtus on absoluutne absoluutväärtus ja see tuleb kogemusena. aga seda saab kiirendada. ja sellest tekib selline soe, mõnus, rahulik turvatunne, et sa elad nagu päikese sees kogu aeg, turvatunde padja sees. siis järgmine hästi suur selline mõnus turvatunne tekib proportsionaalselt sellega, kuidas sa viitsid ennast kogema õppida. sest alguses see kogemus, kui me siin teeme teiega niimoodi natukene, siis see võib tunduda nagu mitte millegagi või siukse liiga abstraktsena või siuksena, et noh, et ei ole justkui midagi erilist. aga ma olen mitu korda öelnud ja usalda, et kui sa soostud nagu oma fookuse niimoodi tagasi tõmbama iseendasse niimoodi, et sa soostudki ennast armastama, õppida siin sügavuses, siis ikkagi see sügavus mõne aja pärast annab sulle sellise kindlustunde, mida ei ületa mitte miski muu. see on absoluutne kindlustunne. kõik teised kindlustunde allikad ei tee tegelikult mitte midagi muud, kui lähendavad sind sellele, eks avavad sind selle selle absoluutse kaljuluse nagu kalju sellele särale. seda on hea teada. et mingeid väliseid kindlustunded ega eneseabikoolitusi, kuidas ennast armastama õppida, see on absurd. see on kõik orja seisundi mäng. sa mängid ühest orjast teise. Ennast armastama saab õppida läbi selle, et sa tõmbad fookuse tagasi iseendale oma sära. paned oma säraga särama iseennast. see on kõige kõrgem enesearmastus ja nagu tava või sellises mängu mõttes kõige suurem enesearmastus on õppida kõige kiirem tee selleks, kuidas luua kõige suurem ilusam mäng. mida suurem mäng, seda lähemal sa oled enesekogemusele. et see saaks nagu visuaalide pidi ja igatpidi hästi-hästi üheselt selgeks, siis ta enam ei eksi labürintidesse. kindlustunde allikas teadusest lähtuvalt on su võimekus elada Karlssoni seisundis. see on nüüd kohe igapäevaselt kätte saada, see on natuke harjutamise küsimus. ja jooga niidrade kaudu eriti me võimendame kogu aeg seal seda rahu ja turvatunde seisundi avaldumist, mis on ruumis juba olemas. see on juba ruumis olemas, sa ei pea päris minasse minema selleks. Need on kõrgemad tasandid. mentaalsel tasandil ehk läbi 5 süsteemi sa saad igalt poolt tegelikult turvatunnet ammutada. eks saad häälestada kõik need 5 tasandit, mis sulle on tööriistadena antud kaasa, nad selleks ongi. sa saad tööle keerata nad enda kasuks, kui sa oled seal ise tipus. mentaalsel tasandil
Think only what you want, see only what you want. Ehk hakka ise mõtlema. see on pingutusete loomise osa. on natuke sihuke trikim. aga see, mida sa kohe teha saad, on tabada ära, kui su mõtted pirisevad mingit idiootsust. tabada ära, et kui sa tunned ennast halvasti, siis sa järelikult mõtled mingit jama. ja katkestada, lüüa sinna mõtetesse kiilu sellise teadmisega, dekooderiga, mis on MMMM, lõpetad lauslolluse, LLLL, lõpetad lauslolluse ja ravim on MMMM, mis on minu mõnus mõte. ja võtad siit kursuselt, kirjutad välja kõik need tarkused, iga tarkuse võid keerata oma mõtteks. kuhu sa paned sisse taotluse, siis hakkab sinu heaks tööle ja annab sulle kohe kindlustunde. iga tarkus, iga täpne kirjeldus maailmast, samal ajal kui sa seda loed, meenutad või taotled, toob sulle kingutusena kohe turvatunde. ja siis selle osa lõpetuseks ehk kindlustunde nagu allikad. selle lõpetuseks, et see, mida sa tahad, see, mille järgi sa tulid, eks see äh, edukus, selle valem on takk, dharma, artha, kama, moksha. igal inimesel on erianne, kui see on töö segment su elus, siis erianne, iga inimene on sündinud mingi eriandega, mis hakkab avanema, enamus inimestel on see ära emotsionaalse valu alla maetud, ta isegi ei tea, mis tal see on. hästi paljud teavad, mis see on, aga nad ei tule selle peale, et selle kaudu võib äri teha. et sa võid keerata selle oma tööks. ja paljud ei julge seda teha. hea on teada, et igal inimesel on see olemas ja kui inimene julgeb teha oma eriandest oma töö, siis on see kõige kiirem ja kergem, kõige pingutuse vabam majandusliku rikkuse saamise ja rahuldust pakkuva elu saamise võti. häälestades kõrgetele energiaväljadele, edukus on garanteeritud. see on ka üks selline, ma räägin nagu üle latvada nagu see kõige olulisemad printsiibid, mis peavad must be olema tehtud või need peavad mitte tehtud, vaid sa pead olema joondatud teadlik nendest, kui sa hakkad oma elu päriselt muutma suurelt ja täiega. häälestades kõrgetele energiaväljadele, julguses siit ülesse ja jäädes siia elama. edukus on garanteeritud. siin ei ole võimalik olla edutu. puudub sihuke võimaluski. kogu aeg on okei olla, ei saa palju rohkem kui okei. nüüd on küsimus, et kuidas loobuda prillidest. see oleneb. see on põhimõtteliselt laiendatud küsimus on, kuidas füüsiliste kahjustuste tagajärgi ümber pöörata. siin tuleb kasutada talupojatarkust. siin on võimalik teha imesid, teades, et füüsiline keha allub, ta on kõige madalamal ja ta allub kõrgematele tasanditele. vastavalt sellele, millisel tasandile sa oled jõudnud oma arenguga, tekib sul võimekus füüsilist tasandit mõjutada ja muuta järjest rohkem, järjest sügavamatel tasanditel ja hiljem ka sellistel imelistel viisidel, mis alguses tundub täiesti ebareaalne. kui sa näiteks, siin peab jääma talupojatarkus, see tähendab seda, ja füüsilist tasandit ei ole mõtet ka selles mõttes üle tähtsustada, et ta on ikkagi sinu sõiduk, see ei ole nagu, ta on selles mõttes tähtis, et ta on selline, et seal on temaga okei olla siin, aga ta on ainult vahend siin maailmas hakkama saamiseks, see tegelik point käib mängu taga, see tegelik mäng on selle füüsilise mängu taga tegelikult, mis on huvitav. ja kui sind kõik abivahendid, ehk kui sa ikkagi lõikad endale kätte, siis ära hakka mediteerima seda terveks, vaid mine EMO-sse ja lase kinni õmmelda. see on esialgu, noh, ta on lihtsam, ta on nagu talupojatarkuslik. et kõikide füüsiliste asjadega sul avaneb võimekus
neid parandada proportsionaalselt sinu arukusastmega ja see avaneb ise. eks siin tuleb kasutada nagu paralleelselt seda, mida sa tead. ja pingutusede loomisel on see üks moodul, on kuidas füüsist muuta, nii palju, kui ma ise olen seda kasutanud. mina otsustasin väga varakult, et ma olen alati täiesti terve ja praktiliselt ei ole üldse haige olnud. sa otsustad ära. läbi taotluste saab teha imesid. ja mida me praegu jooganiidras teeme, me teeme jooganiidras, ma kogu aeg teen seda taotlust teile, ehk kes, ma soovitan väga neid kasutada, ükskõik mis teemal see jooganiider on, seal on see, et ma olen alati terve, see taotlus on alati seal sees. et ta mõne aja pärast, kui sa hakkad pikemalt neid oled kasutanud ja su seisund muutub sügavamaks, siis ta kirjutab autopiloodi üle või selle, mitte autopiloodi, vaid programmid, alateadlikud programmid. ehk loob, ta mitte ei kirjuta üle, vaid ta loob uue tugevama programmi, mis lülitub sisse. muidugi mõistlik on neid eelmiseid vabastada. ja füüsilise keha programme me vabastame nüüd aprilli lõpus, me teeme ühe praktikapäeva, mis on nende kontseptsioonide vabastamiseks, sinna me soovitame ka tulla. järgmine küsimus. kas joogat praktiseerides ja kogedes end mitte isiksusena on justkui võti tõusmaks ülespoole looma julgemalt? kas see on üks väike platvorm, millele toetuda? ja kes pole seda kogenud, et praktiseerida hingamise ja joogaga seni, kuni tekivad need kogemused. mul on väike hirm, et ma äkki ei suuda ületada seda julguse tasandi kohta. tunnistan, et iga mina kogemus on mind rahustanud ja aina enam täitnud ning füüsilised asjad polegi enam nii lummavad. ilmselt on vaja mul praktikat nüüd lihtsalt täpsemalt ja end juhtides, et häkkides senisest lahti. puhas enesega töö. LLL-ist MMM-i. Siin on kogu sellel teel, kogu see vabaduse tee on täis imelisi võimalusi, ehk ta on hästi täpne peatee, see ristumine peateega, sa astud peateele, kui sa tahad. eks see ei tähenda seda vabaduse teel, et kui sa ei suuda kohe teha vabaduse taotlust, et sa annad endale aru, et see, mida sa tegelikult praegu tahad, ole hästi aus enda vastu, tahad hästi rikast elu luua. see on osa, see on teatud etapp vabaduse teel, sa oled ikka peateel. sa saad kasutada peatee teadmisi selleks. ja nüüd olles siin peateel, sul on hästi täpsed ilusad praktikad, kuidas seda teha. siin on igal pool tillukesed lõksud, kuidas keerata midagi natukene valeks, nii et see hakkab tööle sinu kahjuks või ta hakkab sul tekib mingi vale kirjeldus, kui sul ei ole piisavalt täpset kirjeldust. ja üks, mis siit kõlama jäi, kuigi see ei proovi praegu sinu konkreetne veel teema olla, on see, et kui sa hakkad eraldi, kas jooganiidra kaudu või medikate kaudu või eraldi lihtsalt mediteerides iseendal, hakkad kogema päriselt seda mina naudingut, mis minast hakkab tulema, siis tekib inimestel äh, sellise taseme lahtiühendus sellest füüsilisest reaalsusest, et tal kaob reaalselt huvi ära. mina istusin aastaid selles lõksus, hea on teada, et see on lõks. lõks on see sellepärast, ehk lihtsalt see point, lõks, miks tekib, on see, et kui sa koged iseenda seda headust, siis kõik muu ei huvita enam sind. sa saad aru, et see siin on kõik see, mida sa iganes oled tahtnud ja see täidab sind niivõrd, et sa pead sõna otseses mõttes, sa pead nagu endale sundima, et siit meditatsioonist välja tulla, sa ei taha enam midagi teha. ja ta pärast sa ei taha enam, on orjus. tahan, ei taha, on orjus. point ei ole see, et sa põgened siia, see on eskapism. sa põgened minasse ja ei võta osa enam see füüsilise tasandi elust, aga kuna sa oled inimesena sündinud siia füüsilisele tasandile, ehk sul on kõik dimensioonid, kõik 5 dimensiooni, siis selle tasandi mängu sisse on kirjutatud, siin on sisse kirjutatud sund, elu poolt sisse kirjutatud sund saada targaks ka sellel tasandil. sa ei saa seal targaks sellel tasandil saada, kui sa siin tasandil ei tegutse. ehk paralleelselt
mina kogemuse sellega, teed silmad lahti ja mitte sundides ennast, vaid suure uudishimuga, asendad selle uudishimuga, mitte vajadusega, vaid uudishimuga, kuidas seda mina tarkust rakendada siin endale huvitava ilusa mängu kas tegemiseks või kui sa teha enam ei taha midagi, siis vaata, mis tuleb ja lihtsalt uuri seda ja suhestu reaalajas. saab ka niimoodi, sa ei pea looma endale midagi, sa võid osa võtta sellest, mis tuleb, ehk oma saatust läbi mängida, aga alati, kui see saatus sinuga läbi mängib, samal hetkel, kui ta sinuga reaalajas kohakotti on, sa alati tõstad seda. eks sa oled alati avatud ja alati uplift'id, et kõik see saatus, mis sinust läbi voolab, on tõstetud ja vabastatud. eks see pingutuseta loomise etappi ei pea tegema, aga ma ei ole veel kohanud inimest, kes ei taha seda teha. ja see on põhjus, miks ma seda nii teravalt õpetan. ka üks on pingutuseta loomise tasandil, see algkursuse tasandil ja teine on stalker teises, on ta sees sügavamal tasandil. Taustaemotsioonid. Ma ei mäleta selle inimese nime, kes taustaemotsioonide võin üles leida kuskilt, tuletada meelde, kes selle mõiste tõi maailmapilti. Taustaemotsioonid on oma sisult sellised emotsioonid, mis on jäänud aktiivseks ja jäänud sellepärast aktiivseks, et me oleme kasutanud neid pikama aja jooksul. ja siis nad on jäänud meile nagu põhimõtteliselt nagu kapsalehed, meil on taustaemotsioon üks taustaemotsioon teise peal kuhilas, et meil on lisaks nendele akuutsetele emotsioonidele, mis aktiveeruvad nagu pop-up emotsioonid, lisaks meil tegelikult oleme ka taustaemotsioonide kuhja all. ja taustaemotsioonid tegelikult ise, kui sa hakkad nüüd järjest neid emotsioone vabastama, siis põhimõtteliselt saab ennast täiesti vabastada, nii et sa üldse ei tegele sellise teemaga nagu taustaemotsioonid, nad hakkavad ise vabanema. aga eraldi, kui sa võtad seda nagu kirjeldada, tahad nendega tegeleda, me võime ka seda teha, on see, et on hea teada, taustaemotsioon on siis niimoodi laiali läinud, et ta on nagu sihuke õrn hägu kogu su kehas laiali ja sa oled nii harjunud sellega, et sa isegi ei oska seda eristada. Ja taustaemotsioon jääb kehas aktiivseks siis ja asendub järgmise taustaemotsiooniga vastavalt sellele, kuidas tekivad mingid eluperioodid. tavaliselt igal eluperioodil on tuleb mingi uus taustaemotsioon või kui juhtub midagi ekstraordinaarset. Mingi kaotus näiteks või vastupidi, midagi eriti ilusat, armumise periood loob mingi armumise taustaemotsiooni, kus see pikemalt kestab. nüüd hea on teada, et igal taustaemotsioonil on oma kese ehk allikas lülisamba sees, kus ta aktiveerub. ja kui sa teadvustad mingit taustaemotsiooni, näiteks, et milline taustaemotsioon mul jäi, kui sul on mingi raske aeg olnud, näiteks mingis kurbuse perioodis, näiteks mingi lahutus või mis iganes, kui sa võtad mingi periood, mis on sul raske olnud, et mida ma tundsin siis see kergelt aktiveerub, see taustaemotsioon. siis küsid, mis on seal allikas, kus on seal allikas ja siis aktiveerub lülisamba sees üks koht ja siis let it up and let it go. see on kasutatav siis, kui sa natuke juba oskad teadlikkusega mängida. aga taustaemotsioonid on lahendatavad läbi kõikide meetodite. aga lihtsalt, kuna nad on nii hajusad ja nad ei ole kogetavad, kui sa tava eristamisvõimest lähtuvalt, siis sellega kohe päris alguses ei ole vaja tegeleda. kuidas toime tulla esinemisärevusega? siin ei ole mingit vahet. läbi selle, et sa tuled tundi meile ja tuled läbi ekraani harjutad, see on nagu toime tulla ükskõik millise emotsiooniga, ükskõik millises olukorras. eks seda saab teha nii ette kui taha. emotsioone saab ette vabastada ära läbi selle, et sa kujutad ette, istud maha, kujutad ette, et sa lähed suure mingi, mis iganes esinemisolukord see siis on sul suur või väike auditoorium, et sa lähed sinna ette, lähed sinna rääkima ja tabad ära, kuidas hakkab süda puperdama, mis iganes sul hakkab tekkima ja vabastad selle ära. ja tee niimoodi mitte kuiva trenni, vaid see on, trigerdad ette läbi ettekujutluse, see on täiesti tehtav.
ja sellega saab suurema osa ära. Kui sa oled väga hea tegija, saab sellega täiesti ärevuse maha sellega. Ja siis on mõistlik kasutada teadlikult mingeid väikseid, näiteks oma tuttavate või sõprade ees nagu teadlikult anda neile teada, et ma nagu harjutan midagi. Ja siis jooksvalt lahendada seal. Ja siis, kui sul on sellised päris olukorrad, kus sa peadki minema ja sa ei saa, hetkel sa ei saa ärevusega hakkama ja selles olukorras, kus sa parasjagu oled ja esined ja tunned, et ärevus tuleb peale, ajab sul kõik sassi ja tekib black out, siis kõige parem, mida sa üldse teha saad, mis kohe vabastab selle ära, on anda sellest publikumile teada. See tundub nagu kõik, kõige viimane asi, mida sa teha tahad, aga see mõjub uskumatult vabastavalt nii sulle kui teistele, et nad on ka inimesed, nad saavad sinust väga hästi aru. Nii tekib kohe nendepoolne soojuse voog sulle, põhimõtteliselt kõik annavad sulle kiirekese, sul tekib selline soojuse voog, mis lahendab ise selle ära. Tekib niisugune sünergeetiline jõud ja sul see pingejõud, mis hoiab seda ärevust kinni, see vabaneb ära. See on uskumatult mõjus ja uskumatult lihtne. Aga liiga crazy, et enamus inimesed ei saa sellega hakkama. lihtsalt annad teada, et mul tuli praegu ärevus peale, et ma natuke, noh, need sõnad tulevad loomulikult. sa ei pea neid täpselt nii räägid, nagu sa tunned. kui sa sellega hakkama ei saa ja ikkagi hambad ristis surudes alla ja kannatades räägid oma teksti ära ja ise värisedes ja tuled sealt poodiumilt alla, siis pärast nagu sul on nii halb olla, et mingi jälle ma kukkusin läbi ja kuidas see kõik, kui halb see kõik oli ja kui häbi mul enda pärast on ja kui saamatu ma olen ja kui läbi kukkunud ja nii edasi ja nii edasi, siis tabad ära, mis mõtted mul on. LLLL, lõpetan lauslollus. ja lihtsalt võta üks see ja hakka järjest vabastama. istu maha, tuleta hästi õrnalt seda olukorda meelde ja need emotsioonid on, aktiveeruvad kohe, saad vabastada. avalik esinemine on täiesti omaette teema, et sellest võib täiesti omaette praktikapäeva teha, kui ma nüüd suvel hakkan tegema praktikapäevi, et see võib olla üks praktikapäev, kus me saame omavahel harjutada, kellel on see teema, sest see on mega oluline oskus. kui sa korra oled seda vabaduse maitset natukenegi tunda saanud, siis sa ei rahuldu enam mitte kunagi teisejärgulisusega. kõik muud mängud on naeruväärselt väikesed vabaduse mängu kõrval. ja see on päriselt nii. hästi äge. ja sellega on meie kursus lõppenud.